see oli väga hea algatus, sellepärast et naised ja jalgpall, see ei ole midagi erakorralist, see on täitsa tavaline, see on väga hea eeskuju noortele, enda lastele, miks ka mitte meestele. Võib-olla need mehed, kes ei viitsi kodust välja tulla, siin meil olid sellised juhtumid, kui mees vaatab, naine käib jalgpallis ja järgmine kord tuleb mees, naine ja laps trenni. Idee tekkis 2013. aasta detsembris, kui kohalikul jalgpalliklubil oli aastalõpuüritus, kus siis esmakordselt ka emad mängisid laste vastu ja ühel lapsevanemal tekkis idee, et võikski naised kokku korjata ja hakata ka trennis käima. Sellest umbes nädal aega hiljem oli Facebookis üleval kuulutus ja jaanuari alguses oli juba naiskond koos. Alustasime peaaegu 20 inimesega ja mõni nädal hiljem oli meid juba ligi 30. Kerge oli kaasata neid vanemaid, kelle lapsed käisid juba trennis. Raske oli eelarvamuste tõttu, kuna naised ja jalgpall ei peaks kokku sobima vahel. Samuti on keeruline leida aega perekohustuste ja trenni vahel. See pooldust tundi on väga super õhtul käia toreda seltskonnaga koos. Et muud ei ole midagi. No raske on ta sellepärast, et sa ei jõua iga kell siia ja kus sa lapsed paned, kui ei ole võimalik, teine pool kodus ei ole. Ja mingi hetk on ka see, et see esimene entusiasm läheb üle. Jah. See suur põnevus läheb üle. Ja siis on uuesti see, et kuidas sa motiveerid ongi see, et me jõuame sinna küsimuse juurde motiveerimine, et see ongi see, et kui sa tunned ennast, sa lähed selliseks loiuks ära, et sa ei taha, et sa ei jõua ja et umbes ongi, et lapsi pole kuskil panna, need on ainult vabandused. Tegelikult, kui sa ikka tahad, siis sa ikka saad. Ikka on olnud see kord, et kui sa mõtled, et mul ei lapsi kuskile panna, siis helistab Maive sulle siit staadionilt, kus sa oled, mis kell on, trenn on. Ja nüüd tuled. Anna 5 minutit aega ja oledki kohal. Üks hetk sa tundsid, et sa ei jõua, aga see, kui keegi sulle helistab, et tule või et sa oledki oodatud, et tule, palun. Ma arvan, et usk on kõige suurem asi see, et ma usun ise selle asja võimalustesse. Et kui ma ise usun ja olen hasartne ja jagan ja levitangi seda, siis ma arvan, et tulevad kaasa inimesed. Ja eelmine aasta me võitsime siis Rahvaliiga. See oli meie jaoks väga suur samm kindlasti. Praegu meid on jäänud tegutsema aktiivselt 10–12 naist. Kui me samas vaimus jätkame, siis ma arvan, et me oleme unistused on piiritud praegusel hetkel seoses jalgpalliga ja ma arvan, et me jõuame kaugele, kui me ise tahame.